tervist! Mul on rõõm, et teid on siin nii palju. Mul on väga, väga uhke tunne, et teid huvitab see ja te olete täitsa õiges kohas, kui te tahate teada, kuidas minna ajateenistuse, mis seal toimub, mis seal tegema peab, mida oodata, kas see on õige koht sulle. Nii et siit me saame selle kõik teada. Mina kaasa arvatud, sest et mina lähen kevadel ka ja ma natuke kardan. Nii et ma hakkan siin väga palju küsimusi küsima. Et natuke ka sellest korraldamisest, et meil on vist sinna vaatan, et meil on ka online'is, YouTube'is on vaatajad, et kui te pole veel registreerinud ennast vaatajaks, seda saab siis teha meie Facebookis on igasugused lingid, tehke seda, sellepärast, et kui te olete registreeritud, siis tuleb giveaway teie hulgas, nii et tehke seda, võtab vähe aega. Nii, teile, kes te siin saalis olete, seal on QR code, kui teil on iPhone või tegelikult vist kõik kaamerad võtavad seda. Palun skännige see ja sinna pange kõik oma küsimused. Siin täna ei ole lolle küsimusi. Mina küsin ka natuke veidraid asju ja see on täiesti okei, selle jaoks me olemegi siin. See on anonüümne, nii et pange oma kõik räpasemad asjad sinna. Siin ei ole üldse häbi. Et me ootame neid, meeleldi ootame. Ja mis ma siin ikka nii kaua räägin, et annaks sõnani, vabandust, ma nüüd vaatan siia, Kaitseressursside Ameti peadirektorile Anu. Ja, tere ka minu poolt. Kaitseressursside Amet on tegelikult täitsa hästi väljaääldatav ameti nimi. Nii, kõigepealt tere tulemast teile kõigile. Mul on hea meel näha, et huvilisi on palju, kuigi teisest küljest ma tahaksin jällegi öelda seda, et võib-olla ei olegi väga palju, kui me räägime, et igas aastakäigus on umbes 6000 tüdrukut, siis need 100+ võib-olla selles suhtes väga palju ei olegi, aga igati positiivne siiski. Naised riigikaitses. Meie siin Kaitseressursside Ametiga eesotsas tahame, et riigikaitses oleksid kõige paremad inimesed. Kõige asjatundlikumad, kõige pühendunumad ja naised ju ometi seda kõike on. Ajateenistusse saab tulla 10 aastat ka naistel. See ei ole iseenesest olnud väga pikk aeg, aga see võimalus on olnud. Läbi aegade naisi järjest rohkem ajateenistusse tuleb. Kõik väeosad on naistele avatud. Me ei räägi ainult tagalas teenivatest naistest, vaid me räägime, et naised saavad teenida väga hästi ka meie kõige mehisemates väeosades, kus öeldakse, et mitte ainult siin ei ole, vaid ka siin on. Et kõik on avatud, te olete kõik väga oodatud ja ma alati räägin seda, et ajateenistust pigem võiks võtta ühe võimalusena õppida uusi asju. Ma väidan, et ajateenistuses õpitu on tulevases elus igati vajalik. Ka tööandjad hindavad seda järjest rohkem, seda meeskonnatööoskust, seda kiiresti otsustamise oskust, kriisisituatsioonides kiiresti tegutsemist. See kõik on sellised oskused, mis ajateenistuses omandatakse väga kiiresti ja väga hästi. Ja seda enam isegi uuringud näitavad meil, et ajateenistuse lõpetanutel tulevases tööelus on ka paremad sissetulekud ja nad on igati ühiskonnas väärtustatumad. Nii, aga mina tegelikult väga pikalt ei tahagi rääkida. Mul on hea meel, et teie ees siin on täna palju naisi ja ka mehi, kes teile kõik räägivad, mida ägedat ajateenistuses teha saab. Ja ma loodan, et te saate siit palju inspiratsiooni. Ma loodan, et me näeme teid varsti Kaitseväes ja edu selleks! Nii, aitäh! Ma vabandan uuesti, et ma ei oska öelda seda veidrat sõna seal, aga mul natuke errid ja essid, teate küll. Aga kohe
me siis officially alustamegi enda programmiga ja ma kutsuksin siia Kaitseressursside Ameti kutsealuse osakonnajuhi Merle. Palun. Nii, tere teile kõigile. Olen sellist saalitäit inimesi tegelikult näinud juba korduvalt. Mul on väga hea meel näha teid iga aasta, erinevaid inimesi, mõni käib mitu aastat ja alati on meeldiv teile rääkida sellest, kuidas tulla ajateenistusse. Minu taust, peaks tulema slaid, nii. Minu taust on see, et olen siis inimesi saatnud ajateenistusse alates 2005. aastast. Ja olin ka üks nendest, kes 2013 arvas, et naised võiksid saada võimaluse võrdselt meestega minna ajateenistusse. Ja selleks õnneks ja läbi aastate on naised jõudnud. Olen ise ka puutunud kokku Kaitseväega. Olen 2 aastat käinud laigulises vormis, küll natuke teises õppeasutuses, aga ei ole mulle võõras see, et saapad hõõruvad või see, et tuleb seista 2 tundi mingisuguste miinidega niimoodi käes ja mõelda, et kui maha kukub, siis ma saan 10 kätte kõverdust teha. Ja nii iga kord. Aga tulles teemasse sisse, siis tõin välja nii naised kui mehed ja mis on teie vahe. Et kui ajateenistuses tegelikult meestel-naistel väga vahet ei tehta, ma ütleks isegi naised mõnikord on natuke paremas olukorras, sest et mehed peavad vajalikuks neid mõnel momendil võib-olla toetada, ergutada, siis kui mehi kutsume ajateenistusse, kutsume 3 korda aastas ja varsti 4000 inimest, siis naisi nagu ikka võetakse. Ja ka teid, kui te avaldate selleks soovi, võetakse ajateenistusse. Põhimõtteliselt mehed on kohustusega, nemad peavad tulema, kui meie kutsume, me karistame neid, kui nad ei tule. Naised tulevad ajateenistusse oma vaba tahte alusel. Nendel peab olema see sisemine tung, aga seetõttu on nad sageli ka palju motiveeritumad, palju kiiremad õppijad ja kõik muu sinna juurde käiv. Kui mehed saavad Kaitseväe kohustuse 17-aastaselt, siis kahjuks naised 17-aastaselt ärge meie juurde veel tulge, sest te olete alaealised, teie ema-isa tõenäoliselt ei ole selle üle väga õnnelikud. Aga nii kui te 18 saate, nii põhimõtteliselt avasüli võtame teid ajateenistusse. Te peate olema Eesti kodanikud, teil peab olema vähemalt põhiharidus, et sellepärast, et kool enne põhihariduse lõpetamist pooleli jäi, siis kahjuks tuleb see kool ära lõpetada. Ja naiste puhul ei tohi esineda ka keeldumise aluseid. Need keeldumise alused on suhteliselt sarnased nendele, mis ka meestele kehtivad. Ehk kui te põhimõtteliselt olete karistatud näiteks mõne sellise kuriteo eest, millega ka meesterahvast ajateenistusse ei suunata, siis ei saa ka kahjuks sellist naisterahvast võtta. Aga ma usun, et selles eas vaevalt veel naised nii sellisele teele jõudnud on. Ja on ka mõningad muud asjad, aga ma siia kinni ei jääks, sest minu aeg on ülimalt piiratud. Nii. Ja kus me siis oleme, et näitan kiirelt paar slaidi ka sellist tulpadena. Et kui need rohelised tulbad on see, kus me praegu tegelikult töötame aastate jooksul, lähiaastatel natukene kutsealuseid ehk mehi juurde tuleb, aga me ju tahame saata varsti 4000 inimest ajateenistusse ja ega siin need naised mängivad väga olulist rolli. Et küll on meestel tervis kehva, küll on seal muud probleemid, lõpuks lähevad välismaale Austraaliasse ja kõike mida muud, eks ju. Aga see 4000 on meie jaoks päris suur pingutus ja kui naine ütleb, et ta tahab tulla, siis ma ütlen ka, et juhei, väga tore. Ja mõne aasta pärast siin jälle see olukord läheb kehvemaks, eks me siis vaatame, kuidas me hakkama saame. Kas on vaja veel rohkem naisi või leiame muid lahendusi. Kui Anu ütles seda, et aasta-aastalt on kasvanud, siis minu sellel slaidil on kahjuks üks madalam tulp ka. Ei tasu heituda, sest tegelikult hakkas sõda, sest et tegelikult oli COVID ja täiesti mõistetav on, miks võib olla seda julgust tulla nii palju ei olnud.
aga võttes näiteks 2018, 19, 2021, siis tegelikult see oli väga tugevas tõusvas joones. See number ei ole suur, aga tõus ikkagi oli ja märgatav. Nüüd lähme sisusse ka, et mis te siis tegema peate selleks, et üldse ajateenistusse jõuda. Kõigepealt me tahame teada, et te üldse tahate tulla. Kui mehi me näeme oma registrist, saavad 17, võtame arvele, kõik on okei, vaatame, mis haridused, juhiload, kõik on olemas, siis naisi meil ei ole lubatud niimoodi vaadata ennem. Ja me ei saa teha sellist sihitatud otsimist võib-olla läbi registri. Aga naine saab avaldada soovi ja põhimõtteliselt me võtame ta vastu. Siis meie kontrollime andmeid. Ise ei pea väga vaeva nägema selleks, et tõestada ära, et ma ei ole eesel. Et me kontrollime juba taustal, nii kui me teid registrisse kanname erinevate andmebaaside kaudu, et ega ei esine selliseid välistavaid asjaolusid, mille puhul me tõesti peame keelduma. Ja kui esialgu tundub kõik okei, siis me kutsume teid tervisekontrolli. Tervisekontroll on üks olulisemaid osasid meie asutuse protsessis just alates sellest, kui te tulete meile ja lähete väkke. Ja sellest ma räägin ka hetke pärast natukene täpsemalt. Ja kui te olete läbinud oma tervisekontrolli, siis põhimõtteliselt on tee lahti, te saate minna ükskõik mis ajal, ükskõik millisesse väeossa välja arvatud juhul, kui te tõesti oma nõuetega võib-olla mõne väeosa puhul ei saa minna. Et on väeosasid, kes võib-olla soovivad erilist füüsilist vormi või siis näiteks riigisaladuse luba tuleb taotleda. Et ka see võib olla teinekord mõnel inimesel natukene keerulisem. Et siis vaadake, mis te Facebooki postitate ja kuskil, ma ei teagi, mis need kanalid on, ma olen nii vana inimene juba, aga tegelikult kõik see, mis te teete sotsiaalmeedias on samamoodi peo peal ja seda võidakse mingi hetk vaadata. Ning kui on otsustatud ära, kuhu me teid siis võtame, siis sellel päeval, kui me ütleme, et nüüd on minek, tuleb oma asjad kokku panna, öelda oma emale, isale, et tšau, pühapäeval näeme. Selles mõttes, et nad saavad tavaliselt kohe esimesel pühapäeval teile külla tulla ja minna. Ehk lühidalt on see kokkuvõttes kõik, rohkem ei olegi vaja midagi teha. Ja ma tõin siia ühe näite ka, et mis loom on meie iseteeninduskeskkond ehk kaitseväeteenistuse veeb. Kui kutsealused, tegevväelased, reservid, kõik kasutavad täna seda, siis teie jaoks võib olla see esimene kokkupuude. Et te sooviavaldusi ootamemegi läbi kaitseväeteenistuse veebi. Te lihtsalt lähete internetti, logite sisse ja saate seal oma sooviavalduse ära teha. Et ma siin kunagi oma mingist ammusest ajast selle näite tõin ja põhimõtteliselt siin on küll näide, et soovin võtta kaitseväekohustust. Tegelikult on nii, et ikkagi ennem te lähete ajateenistusse ja 90 päeva teil seda kaitseväekohustust ei ole. Ja siis te saate kaitseväekohustuse, kui te jätkate ajateenistuses. Kui te loobute vahepeal, siis ka võite võtta kaitseväekohustuse, ei ole keelatud. Ja siis see tervisekontroll, millest ma vahepeal võib-olla rääkisin, ongi hästi oluline. Ja miks ta on oluline? Oluline just seepärast, et me ei taha, et te läheksite ajateenistuses katki. Sest et kaitseväe ja ajateenistuse eesmärk on koolitada teid, õpetada teid, juhtida sellisesse seisu, et kui tegelikult ka on teid vaja Eesti riiki kaitsma, siis te ei ole ennem katki läinud. Et kui mõni kuskil väidab, et ajateenistus on nii üle jõu käiv, et inimesed lõhuvad ennast selle ära, siis ma väidan, et see ei ole nii. Ajateenistus ei lõhu inimesi, kui inimene ise ei tee selleks väga paljutki, et katki minna. Ja meie tervisekontrolli saab läbida 12 kohas üle Eesti. Ehk te ei pea minema tervisekontrolli oma kodukohas. Te võite minna oma kodukohas, aga kui te näiteks elate Võrus, õpite Tallinnas, siis täiesti vabalt saate te Tallinnas seda tervisekontrolli teha. Et me ei tee takistusi, nii nagu te ise soovite. Ja komisjon siis hindab teie tervist
ta ei ütle, kas te olete haige või terve. Te võite ka natukene haige olla, ei juhtu midagi teinekord. Ta ütleb seda, et kas te vastate nendele nõudmistele, millega te kaitseväes saate hakkama. Ehk võib isegi olla mingi selline tervisemure, mis on ajateenistuse ajal täiesti ületatav, ma ei tea, mingid kerged nahaprobleemid, mis tegelikult on seal samas koha peal hooldatavad. Et me ei ütle seda, kas te olete haige või terve. Ja teine asi on see, et see tervisekontroll ei ravi. Me ei ole raviasutus, me fikseerime ära, kui teil on vaja midagi endas parandada, midagi ravida, siis see võimalus on, me suuname teid siis ennast ravima minema. Aga loomulikult nüüd mitte jääda kinni siia, et te olete kõik nii haiged, eks ju, et keegi ei pea, ma ei tea, läbi seda tervisekontrolli. Ei, vastupidi, enamus naisi suudab esimesel korral selle tervisekontrolli läbi teha erinevalt meestest, et meeste puhul võin laias laastust öelda, et pooled mehed ei jõua ajateenistusse puhtalt selle pärast, et nende tervis ei luba. Laias laastus, ma täpselt protsenti ütlema ei hakka. Et küll on neil see, et nad on liiga palju olnud arvutis, neil luu- ja lihaskond on jäänud nõrgaks, või on siis see, et neil on tohutu pinge pidevalt peal olnud, erinevalt naistest mehed tavaliselt pingele nii hästi vastu ei pea, palun vabandust. aga naised tavaliselt taluvad sellist vaimset pinget rohkem, ehk nad ei lähe nii kiiresti vaimselt katki. Ja siis on ka selline toitumise probleemid, ehk siis südame- ja veresoonkonnaga, kus inimesed võib-olla söövadki ainult mingit rasvast toitu ja kiirtoitu, et see tervis nii kiiresti noorelt käest ära läheb. Ja loomulikult sportlased, võin öelda, sportlased, need on ka katki, sest need ju treenivad nii palju. Aga nende jaoks me leiame muud lahendused. Ning seal komisjonis siis hetkel on meil veel komisjonid, varsti me nimetame selle lihtsalt ümber, aga arstid jäävad ikkagi tervist hindama. On siis 3 arsti, kõigepealt on pere või sisehaiguste arst, kes vaatab üle, et kõik oma valdkonda kuuluvad asjad, katsub, mõõdab seal vererõhku, mingid selliseid asju. Ma ise seal kabinetis kunagi ei viibi, sest see ei ole lubatud, sest teie läbivaatus peab olema privaatne ja ainult teiega ja arsti vahel toimuv. Siis on kirurg või ortopeed, kes vaatab üle, kuidas on teie selg, põlved, kõik, mis selliste teemadega kokku läheb. Siis on psühhiaater, kes vaatab, kuidas teil peaga asjad on. Loomulikult me vaatame ka, kui te ei ole seda keelanud, teie andmeid digiloost, mis varasemad arstid sinna kirjutanud on. Ja kui see kõik on tehtud, siis me saadame ka uuringutele, vaatame, et mis teil veri ütleb, mis teil röntgen ütleb, kõik sellised protseduurid. Ja tehakse otsus, et kas te sobite ajateenistusse või mitte. Ja eeldame, et te sobite. Nii. Ja siis ma natukene tooks välja nüüd, kuidas üldse sinna ajateenistusse minna. Et meil väga populaarne on praegu minna ajateenistusse klasside või sõpradega. Ja see ei ole ainult meeste teema. See ei ole ainult meeste teema. Kui läheb teie klass ajateenistusse, et kutid räägivad, et läheks koos, on ju. Täiesti vabalt, minge nendega koos. Nad on samamoodi teie klassikaaslased ja me võtame teid teenistusse. Või kui teil klass ei taha minna, aga teil on sõbrannad või sõbrad, kes on mõtlenud, et läheks koos, on ju, et siis on ju lihtsam. Plus alguses te saate olla omavahel baaskursuse ajal nii, et teid ei lahutata ära, et üks on ühes väeosas, teine teises väeosas või üks ühes kuskil üksuses, teine teises üksuses. Et see tagab teile põhimõtteliselt lihtsama teenistuse ja ühinege nendega. Et siin slaidide peal ma saan aru, et te saate neid hiljem vaadata ka, ma ei hakka neid ette lugema, neid kontakte, et aga üks koht on kindlasti Kaitseväeteenistuse veeb, mida ma ennem näitasin ka, kus sellist asja öelda, et tegelikult ma tahan tulla koos oma sõpradega või koos oma klassiga. Sellel aastal on meil klasse eriti palju, 42, ma ei eksinud peast, 42 klassi, eelmine aasta oli 30 ja sõpruskondi oli, eelmine aasta oli ka 30 ja nüüd on kindlasti üle 40, et selles mõttes, et nii ta on. Nii, ja viimane slaid, mida me peaks näitama, et ma ükshaaval, kuna mul aeg hakkab siin nüüd vist otsa saama suhteliselt, ükshaaval ei loetle, aga tegelikult terve slaid tihedalt täis on see, mida mina ajateenistuses saan. Kui tavaliselt üldiselt inimesel ongi küsimus, kui ta hakkab midagi tegema, siis inimene küsib, mis kasu mul sellest on?
Anu ennem natukene ütles, et mis see kasu on, mida saab, aga ka kindlasti muretseb Kaitsevägi selle pärast, et teil ei jääks nagu see muu elu täiesti ära selle pärast, et Kaitseväest te teenite ja üldse raha ei ole. Et teile makstakse toetust, te saate puhkust, teil on tasuta ravikindlustus, on ka selliseid naisi, kes lähevad laste kõrvalt sellepärast, et lapsetoetus on ette nähtud ja praegu tegelikult juba tulevastele ajateenijatele hakatakse hüvitama juhilubade omandamist, kui nad lähevad siis juuli kutseteenistusse ja ka teatud tingimustel siis eluasemelaenu intresse. Aga sellest täpsemalt ehk siis edaspidi informeeritakse. Ja see 90 päeva, millal võib loobuda, et see on viimane asi, mis ma ütlen, naine, kui ei saa hakkama, siis tegelikult on võimalus loobuda. See ei ole nii, et kui ma olen seal sees, siis ma välja enam ei saa. Saab küll. Enda näitel võin öelda, et läksin ka siis oma kooli, eks ju, sellel ajal oli ta sõjaväeline, täna on Sisekaitseakadeemia, siis Riigikaitseakadeemia. Läksin, tõmbasin 4 korda lõuga, sain songa, mõtlesin kõik, lähen ära. Selles mõttes, ma ei saa ju hakkama, ja siis oli üks, kui te teate, on see nõid, see naine, see poisi peaga, kes käis mingi saates, eks ju, Anu oli ta eesnimi, siis tema oli sellel ajal seal suur ülemus ja siis ta käis kogu aeg ümber minu, rääkis, et sa saad ju hakkama. No mine natukeseks koju, tule tagasi, lõpetasin kooli ära, täna olen siin. Ma väga tänan. Veebel Kristo Fedoric, õhutõrjepataljoni vanem staabi allohvitser. Palun. Ja. Tšau kõigile. Kuidas läheb? Mina siis nagu tutvustatud Veebel Fedoric, teenistusstaaži on 12 aastat, eks olen vormi natuke kauem kandnud kui eelkõneleja. Millega praegu tegelen on siis suures pildis väljaõppe planeerimine, ehk siis natukene puutun kokku teie tulevaste tegevustega, ehk määram teile erinevaid õppekohti ja kõik, mis sellega kaasa käib. Ma nüüd testin selle agregaadi ära. Väga hästi. Millest räägime? Räägime siis sõduri baaskursusest ja üleüldse, mis teid selle ajateenistuse ees ootab, mitu võtmist on aasta jooksul ja siis, et mida te seal siis ka teete. Ehk siis väljaõppetsükkel, sõduri baaskursus, mis teid võib-olla kõige rohkem kõnetab esialgu, ehk te tahaksite teada, mis te selle alguses hirmsasti tegema hakkate. Kõik asjad, mis te teete, on väga lahedad ja toredad, sellepärast ei pea üldse muretsema, keegi viga ei saa, kõik on hästi, kõik läheb kenasti. Ja võimalikud ametikohad, nagu siin eelnevalt juba ka räägiti, siis on olemas erinevaid ametikohti, lihtsalt küsimus nüüd, ütleme selle kutse valikul on võib-olla see, et kui te tahate kokaks saada, siis te valite 8 kuud, aga kui te tahate olla masterchef, siis te võiksite valida selle 11 kuu eriala, kus te siis saate juba minna seda kööki juhtima. 3 kutsumist aastas siis. Eks meil on jaanuarikutse, mis siis alustab jaanuarikuus, kus siis suures pildis nendest inimestest, kes jaanuaris lähevad, siis ütleme, tänase seisuga me väga palju enam jaanuarikutset ei tahaks võtta, aga me seda siiski teeme. Mis seal ees ootamas on siis sõduri baaskursus, millest me hiljem siis räägime, see on kõigil ühesugune ning lisaks saab seal siis õppida kas siis juhiks, ehk siis läbida noorem allohvitseride kursus või siis autojuhiks õppida. Ja hiljem siis teie suurem teenistus võib siis olla kas mingi üksuse väljaõpetaja, ehk siis näiteks juulikutse, ehk siis suvise SPK õpetamine, ehk teie ülesanne ongi nende kaasas käia, näidata, teha, kuidas, mis õpetate, näitate ja pahandate vajadusel. Aga pahandada ei ole vaja, sest kõik on nii tublid. Või siis olete autojuht ja täidate siis mis iganes ülesanded, et oleks vaja need samad suvised noormehed ja tütarlapsed transportida punktist A punkti B, vaadata, neil kõik oleks hästi, jõuaks turvaliselt kohale. See on suvine võtmine, mis siis algab juuli keskel, enam-vähem, ja sealt siis kooruks välja meil ka juhid, ehk siis see reservarmee, kellele me neid isikuid koolitame, siis nende üksuste juhid ja nende üksuste autojuhid.
ja siin võib-olla eelnevale kõnelejale nii-öelda öeldes, siis mina olen elus näinud ühte autojuhti, kes oli naisterahvas, et C-kategooria ta sai. Et kui te väga tahate, siis tegelikult on see võimalik. Ehk siis suvine kutse kas allüksusjuht või autojuht. Kui me läheme nüüd ja lisaks, kui siis te olete suuremat sorti meditsiinihuviline, siis kindlasti soovitan ka suvist kutset, ehk teist siis võivad saada parameedikud, rühmaparameedikud. Jah, küll sügisese kutsega on võimalik, et te olete mingi parameedik, laskur, mis iganes, aga siis teil on selline hästi väike meditsiinivahendite komplekt, millega te ringi liigute. Aga kui te tulete suvel ja teete oma meditsiini asjad ära, siis teil on hästi suur ja vägev seljakott, kus on hästi palju lahedaid asju, millega saab inimesi aidata. Võib-olla üks miinus on see, et see on kangesti raske, aga inimesi on vaja päästa. Ja sügisene kutse, siis sealt me pigem otsime siis sõdur isikkoosseisu, kus te siis saate olla mingi eriala spetsialist, ehk siis teist ei tule juhti, vaid näiteks, nagu ma eelnevalt tõin näite, et te tahate olla kokk või siis te oletegi õppinud kuskil mingisugust söögi tegemist, siis teist võib saada väliköögi näiteks kokk. Ehk teie valate seda, mida juulikutsest tulnud Masterchef teile siis ütleb sinna kompoti sisse. Ja kindlasti, kui te kokaharidusega tulete, siis peate arvestama, et seal on vaja teha suurusjärk 600 inimesel süüa, et seal päris... Üks aasta olen näinud juhust, kus siis sõdur helistas emale, küsis, kuidas putru teha. Ema ütles, pane 2 detsiliitrit piima ja 2 detsiliitrit vett ja pane 2 detsiliitrit mingeid helbeid. Sõdur mõtles, okei, aga kuidas ma seda 600 mehele teen? Ehk siis kindlasti väga suur, vägev kogemus. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes, kui tahate olla juht või siis, ütleme juht, siis juulikutse soovitus. Kui tahate olla lihtsalt tore ja lahe inimene, kes aitab nendel juhtidel kogu ülesannet täita, siis soovitan sügisest kutset. Sügisene kutse 8 kuud ja suvine 11 kuud. Lühidalt väljaõppetsükkel, väga lihtne, esimesed 8 nädalat, lahe, on siis sõduri baaskursus, millest me hiljem räägime natuke täpsemalt. Kui ma silma nägema nii hea ei ole, siis ma vaatan ka siit. Siis pärast SPK lõpetamist on teil siis võimalus minna kas, nagu juba öeldud, allohvitseriks õppima või siis autojuhi suund valida. Nädalad on näha, palju mis väljaõppe käib. Ja selle protsessi käigus mingi hetk liituvad teiega siis sinna väeossa ka 8 kuu võitlejad, kellel hakkab siis paralleelselt teie siis juhi õpingute või siis autojuhi õpingute kõrvalt siis sõduri baaskursus. Need lõppevad enam-vähem üheaegselt ja toimub siis juba lõimumine, ehk siis saavad üksuse juhid ja sõdurid kokku, autojuhid, juhid ja sõdurid, ja siis toimub erialakursus vastavalt siis sellele, millise väeosa te valite ja mis eriala te olete tahtnud endale omandada. Eks neid erialasid on väga palju, ei hakkagi neid ette lugema, kindlasti tasub tutvuda erinevate väeosade siis infoblankettidega. Kindlasti kõige suurem mõjutaja on sõbrad-tuttavad, küsige, uurige, kes kus käinud on. Elu on näidanud, et see, kus on sõber käinud, sinna ka lähete teie. Aga kindlasti tutvuge teiste versioonidega. Kui erialakursus on läbi, ehk siis on meil olnud seal juba ka aastavahetus ja tore jõuluaeg, mille te saate, ütleme 89,93% mõistes ilmselt kodus veeta. Mõni võib-olla peab vahest arvaga jääma sinna väeossa, aga seal on ka hästi tore, seal tehakse suur pidusöömaaeg ja kõik jutud. Et sellega probleemi ei ole, lastakse luiti ja väga lahe. Ja siis, kui erialakursus uue aasta esimestel nädalatel hakkab otsa saama, siis tuleb selline suur vägev allüksuse kursus, kus siis õpitakse kogu tegevust, kogu isikkoosseisuga, pannakse nüüd kõik need 600 inimest kokku või rohkem või vähem. Ja nemad hakkavad seda ühte asja ajama. Ehk igaüks teeb oma ülesannet ja siis nii see läheb. Ja lõpueksam kindlasti siis kevadtorm või siis siil, sõltuvalt aastast. Ja seal siis on ka hästi lahe ja tore ja kihvt. Et ei pea muretsema. Kõik läheb hästi. Küsimusi praegu äkki selle huvitava koha kohta?
selle toreda osa kohta. Sellele küsimusele mina ei oska vastata, sellepärast, et seda määrangut teeb siis meie eelnevad kõnelejad ehk siis Kaitseressursside Amet. Ma arvan, et kui meil mingi paus äkki tuleb, siis saab kindlasti minna ja küsida. Et leidke siis need prouad üles ja saate kindlasti teada. Vabandust, ma pean teid kahjuks katkestama. Pange oma küsimus kirja ja kui ma olen jutu lõpetanud, siis palun küsige. Minu paha. Lähme siis edasi. Sõduri baaskursust tutvustan hästi kiiresti. Jah, siin aeg päris peale. Siin slaidil väike vimka peal. Ärge pange tähele, sõduri baaskursus kestab nüüd seest 8 nädalat. Esimene nädal siin ees oleks siis 0 nädal, kus siis suures pildis toimub selline saabumine ja igasugused asjaajamised. Eks kui te tulete, siis on seal vaja hästi palju ankeete täita, arsti juures käia, hambaarsti juures käia, mis iganes kõik maailma protseduurid, mis on vaja teha, tuleb ära teha. Ja see toimub seal 0 nädalal. Siis 0 nädalal toimub ka kohe teil see lahe, tore avatud uste päev, kus siis teie sõbrad, tuttavad, isad, emad, poissõbrad, tüdruksõbrad, kõik saavad külla tulla. Ja nii on. Siis esimene nädal üldjuhul pannakse kõige rohkem rõhku siis laskeväljaõppele, eks relvaõppele. Küll aga laskma kohe ei minda, aga relv siis tuleb selgeks saada, lisaks seadusandlus. Ja mis võib-olla teie jaoks väga põnev, saate ise lugeda, mis toimub, on siis see, et 3. nädalal või siis ütleme, siis kui me 0 nädal sisse arvestame, siis 4. nädal, siis saab juba metsa minna mitmeks päevaks, ööseks ka. See on eriti lahe. Loomi on hästi palju metsas. Ja mis veel teie jaoks väga põnev on see, et ka 5. nädalal saab siis metsa minna. See on ka hästi tore. Õpite hästi palju erinevaid sõdurioskusi, orienteerumist, ma ei tea, meditsiini algtasemel ja väga tore on. Ja 3. metsalaager veel. See on ka hästi lahe. Seal saab ka 4 päeva olla. Teeme kiiret arvutust 3 ööd. See on tore. Ja kõige tähtsam asi teie jaoks kindlasti, mis minu ajal oli natuke teistmoodi, oli see, et mina olin 10 nädalat sõduri baaskursusel ja välja kordagi ei saanud. Olime seal ja nii oli. Siis teie jaoks vähemalt 2 väljaluba on siis garanteeritud ja minust järgnev kõneleja siis võib ka tuua näiteid, kuidas tegelikult peaaegu iga nädalavahetus on võimalik välja saada, kui te olete hästi tubli, võidate erinevaid võistlusi ja olete väga vinks-vonks. Lühiülevaade erinevatest ametikohtadest. Eelnevalt ma tegelikult juba rääkisin, et teil on võimalus siis 11 kuu ajateenistuse läbimisel saada mingi üksus ülemaks, kas siis mingi väiksema pundi põhininaks, või siis mingi suurema pundi, eks kas jaoülemaks või rühmaülemaks, või siis patarülema abiks, eks kui väga lihtsalt rääkida, siis 9 inimest, keda juhtida, 30 inimest, keda juhtida ja siis 110 inimest, keda juhtida. Ja lisaks, mis on veel 8 ja 11 kuu erinevus, on see, et ainult 11 kuu teenistusel saab autojuhilube. 8 kuu sõdurite puhul olen näinud ka erandeid, väga harva, aga siiski. Ja mis ametikohti võimalik sõltuvalt siis väeosa valikust, näiteks pioneeripataljonis võib teist saada kopajuht, lõhkeainega tegeleja, mis iganes vägevaid asju pioneerid teevad, kaevaja ja väga tore, õhutõrjes näiteks võib teist saada tulejuht, vaatate radari pilti, näiteks annate infot allapoole, siis olete Mistrali ehk õhutõrjeraketi inimene, kes siis vajutab päästikule ja midagi hakkab võib-olla õhust alla kukkuma. Ja valikud on väga palju tagalapataljonis, erinevad tagalalad, köögid, meditsiin, remondid ja nii edasi. Et valikuid on tohutult, seal vaadake, mida tahate. Eks, nagu ma ütlesin, soovitan vaadake siis erinevate väeosade tutvustavaid brossüüre. Siis tegevväelaseks saamine võib-olla lihtsalt oleks vaja nii palju ära mainida, et selleks, et tegevväelaseks saada, oleks vaja ajateenistus läbida ja siis on kõik teed valla igas suunas. Sinna, mida tahate, sinna võetakse. Kuidas on siis kuidas siis naisterahvad on siiamaani minu arvates hakkama saanud ajateenistuses, kuna nad tulevad oma hea tahte ja vabatahtlikkusega, siis
ma ütlen, nad on 50% noormeestest palju füüsiliselt tugevamad. Ja siis nad on veel nupukamad. Ja siis nad on veel palju tublimad, sest nad tahavad seda teha. Eks sellepärast ei pea üldse muretsema. Te saate selle hakkama. Tänapäeval enam mingit suuremat sorti sellist, ütleme, alandavaid tegevusi ei toimu, milleks on näiteks siis tänapäeval meie mõistes toeng-lamangus korrusel olemine. Eks kui mina olin ajateenija, siis meil oli 2 seisangut, kas valvel või toeng-lamangus, siis praegu on seal veel vahel vabalt ja niisama liigume ringi ja jutustame oma vahel ja nii edasi. Et ajad on muutunud, ärge kuulake oma isade lugusid, kuidas nemad käisid kuskil armees ja nii hirmus oli. Praegu on kõik väga hästi tore, kõigil on lahe, hästi palju sõpru saab sealt kindlasti. Et ärge kahelge, pole mingit põhjust. Eks mina ütlen, et kõik on saanud siiamaani väga hästi hakkama. Reservväelane kui riigikaitse, siis alustala. Eks peame aru saama, et kõik, kes on läbinud ajateenistuse, siis kuuluvad hiljem reservarmeesse, millele siis meie kaitse üles on ehitatud. Eks panen südamele, kui te olete otsustanud tulla, siis te peate arvestama, et te olete ka järgmised võib-olla 30 aastat meie jaoks väga tähtsad inimesed. Või mitte võib-olla, vaid te oletegi. Meie jaoks väga tähtsad inimesed. Ja kindlasti soovitan seda sõnumit ka edasi viia, et kõik te tuttavad, kes on käinud, siis, et olge siis tublid ja ärge endal liiga tehke, sest meil on teid vaja. Loodame, et ei ole vaja. Aga kui peaks minema vaja, siis meil on teid vaja. Ja võidki tulla meile siia asemele kohale, et juba natuke jõuti enne mind tutvustada, ma ei tea, miks ma üldse siin olen, aga tema on meil siis Joanna ja tema on aspirant ja võid siis üle võtta. Ja õige. Aga minul ei ole teile mingit toredat slaidi esitlust, nagu meil siin härral Veeblil oli ja kõigil teistel ka, mulle tundub. Ehk siis mina lihtsalt räägin teile nii palju, kui mina teile rääkida oskan. Mulle öeldi, miks mul ikka mikker on? Ja mina olen siis tõepoolest aspirant. Käisin aspirantuuris Võrus, olin seal 5 nädalat ja tegin seal siis aspirantuuri asju, õppisin käsku kirjutama. Väga, väga mõnus oli. Ainult 1 nädal olime väljas maastikul, tegelikult. Nii et kõik oli hästi. Ei olnud üldse nii külm, kui karta võib. Aga alustan siis sellest, et olen Joanna Roopa siis, aspirant, ja minu ametikoht on siis, kui nüüd hästi uhkelt öelda, siis Maaväe 1. diviisi, 1. jalaväebrigaadi, 16. õhutõrjepataljoni, Bravo kahuripatarei ülema abi. Ehk siis jah, minu alluvuses on need 109 meest, kes on Bravo kahuripatareis. Või ma ütlen, et on minu alluvuses, aga kui palju mina neid juhin, kui palju patarei ülem neid päriselt juhib, ma olen ikkagi abi. Nagu see A-täht mul siin kenasti ütleb kõigile. Et ma tegelen igapäevaselt ikkagi 1 rühmaga peamiselt, sest neil ei ole ette nähtud oma rühmaülemat, ehk siis mina olen nende jaoks olemas kogu aeg ja teen siis rühmaülema asju rohkem, kui ma tegelen kogu patareiga, aga on ka juhuseid, kus patarei ülem näiteks läheb ära, annab ohjad mulle ja siis mina pean majandama kõigi nende kahurite ja kogu siis allüksusega. Aga siis tulen natukene ringiga tagasi. Millal mina näiteks alustasin selle militaarteemaga oligi 11. klassis, kui sai valida siis riigikaitse õppekursuse valikainena. Üks põhjus, miks ma selle valisin, oli see, et sai 2 valikaine punkti. Ja teine põhjus oli see, et teadsin, et tuleb riigikaitselaager ja õde oli rääkinud, et see on lahe, nii et siis ma mõtlesin, et ma lähen. Ja siis oligi et läksin sinna riigikaitselaagrisse, kestis 3 päeva. Peamine päev, mis me seal olime, 100. Ei olnud väga lahe, aga tegevused oli lahedad. Ja seal koha peal oli meil siis üks ajateenija parameedik, kes siis rääkis, kui lahe tegelikult kui lahe on ja vastas meil mingit naljakatele küsimustele, mis meil olid. Ja siis seal ma mõtlesin, et
nii ongi nagu, nüüd ma lähen. Ja siis ma 12. klassi siis käisingi selle mõttega, et nüüd ma lähen ja siis ma hakkasin otsima igast mingeid asju. Ma isegi otsisin kuskilt välja mingid tabelid, mingisuguste füüsiliste normide kohta, mis peavad kõik olema. Ma lugesin neid tabeleid, ma ei saa mitte midagi aru, see ei aidanud mind. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis lähen kohale, vaatan, mis nad ütlevad mulle. Ja läksin kohale, ütlesid, et palun väga ja siis ma läksin Tapale. Ja nüüd ma olen siis õhutõrjes. 7 kuud vist on täis saanud, ma ei tea, ma ei loe. Teised loevad. Ja nii on, et alustasin siis samamoodi juulis selle baaskursusega. Kaevasime kaevikuid, tegime mingeid seljakottidega mingeid rännakuid ja olime muidu muhedad. Siis läksin allohvitseri kursusele, sellepärast, et teine võimalus oli minna autojuhiks ja no ma väga ei tahtnud. Ma mõtlesin, et kui ma juba olen kohale tulnud, et siis ma ei tulnud siia selleks, et autoga sõita lihtsalt terve aeg. Et siis ma mõtlesin, et tahaks nagu midagi teha reaalselt, et siis ma otsustasin allohvitseri kursuse kasuks ja seal alles tegelikult hakkasid siis kaaslased rääkima, et selline asi nagu aspirantuur on ka olemas, kus saab siis rühmaülemaks. Ja siis ma nagu mõtlesin, et see on timm, siis ma lähen sinna. Ja meil tegelikult oli üsna palju ka konkurentsi seal, aga ma läksin, sest ma olin lihtsalt parem. No okei, mingid teised vennad said ka, aga ma sain ikkagi vaatamata sellele, et seal tegelikult olid täitsa normaalsed nagu inimesed, kes tahtsid ka, aga ühesõnaga mina ikkagi sain, sest ma tahtsin. Ja siis ma käisin Võrus. Sealt käisime iga nädalavahetus kodus. Alguses absoluutselt ei olnud seda plaani, sest ma elan Põhja-Eestis ja ma ei hakka nagu, see ei tundunud üldse normaalne. Aga siis ma läksin Võrru ja siis mul sõber oli autoga ja siis me sõitsime iga kord tagasi. Ja nii oligi. Võrus tegime siis mingisugust, kirjutasime käsku ja lugesime käsku ja kirjutasime veel käsku, siis me andsime käsku. Ja käisime nädala maastikul, tegime seal mingi rünnakuid, me tegime jalaväge seal, mis oli veits naljakas, sest ma ei ole tegelikult jalaväelane, aga kogemus omaette. Et siis oligi see 5 nädalat seal Võrus sai täis, tulin Tapale tagasi, sain siis hakata tegelema sellega, millega ma õhutõrjes tegelen. Kirjutasin õhutõrje käsku ja tegime 3 nädalat mingisugust õhutõrje ja mingit asja ja nüüd ma olen siis allüksuse kursusel, kus ma siis reaalselt sain nüüd oma üksusega kokku. Näen siis, mis inimesed mulle on antud ja siis nüüd tegeleme nendega. Et meil tegelikult täna just lõppes üks metsalaager. Pidin sealt natukene teistest varem ära tulema, et ma jõuaksin vesus käia, et ma siia saaksin tulla normaalselt ilma siis mingisuguste metsavarustuseta. Ja tegelikult ei olnud see nädal ka väga külm. Magasime telgis ja kütsime ahju ja oli tore. Käisime seal mingi laskmas ja huvitav oli tegelikult, vaatamata sellelt me tegelikult liiga palju ei teinud seal, sest mina olin juhtimispunktis ja ülem oli seal, nii et ma liiga palju ei teinud. Ja nüüd ongi niimoodi selle allüksuse kursuse liigun niimoodi edasi vaikselt. Käime jälle mingisugused, teeme mingeid õppuseid, vahepeal oleme metsas, siis hooldame, siis lähme jälle metsa ja siis jälle hooldame. Et me niimoodi hüppame edasi tagasi, et olla siis valmis lõpuks kevadtormiks ja lõpuks siis ka reservi minekuks. Aga kuna mulle tegelikult siin nii palju meeldib, on meeldima hakanud kogu see süsteem, siis mina mõtlen, et ma jään tegevaks, et vaatan siis, mismoodi näeb välja tegevelu, sest nüüd süsteemis sees olles ma saan aru küll, et ajateeni ja tegev, et tegelikult on täitsa erinevad asjad ja see ongi 1 aasta saan olla siis instruktor oma siis praeguse auastmega.
Ma nüüd ütlen ära ka, et see aspirant ei ole selline nagu ametlik auaste. Ehk siis tegelikult, kui ma jään nüüd tegevaks, siis ma olen noorem seersant. Ikkagi, kahjuks. Et see aspirant tähendab siis seda, et kui ma nüüd lähen reservi, siis see tähendab seda, et ma olen reservohvitser. Et see muud ei tähenda, et see mulle praegu nagu tegelikult midagi rohkemat ei anna. Et olen ikkagi noorem seersant. Ja jah, nii on. Ma ei tea, mul ei ole teile liiga palju rohkem rääkida, muidu ma jään lihtsalt heietama siin mingi ühte ja sama asja, et siis võime vist, ma arvan, mingeid küsimusi küsida. Ja nüüd saame minna natuke pausile, nii et kes tahab süüa, kes tahab juua, kes tahab vetsu, kes tahab niisama ringutada, kes tahab siia ette tantsima tulla, kõik on lubatud. Kohtume 14:45. Nii, meil on järgmine rääkija on üks uhke mimmo, ma ütlen ausalt nagu. Ma jällegi, ma pean sellised kõik maha lugema, sest et see on vägev, ainult kompliment. Nii, kapten Pauliina Nettan on teeninud nii rühmaülema, kompaniülema, abi kui ka pioneerikoolis kursusülemana. Ta on ainus naine, jätke meelde. Ainus naine, kes on lõpetanud Kaitseväe Akadeemias keskastme kursuse ohvitserihariduse 2. tase. Ja see läheb edasi. Täna on Pauliina ametikoht pioneeripataljoni staabi ja taga... Oh my god, mis sõnad! Ma ei tea, kes neid välja mõtles nagu. Tagala kompanii ülem. Ta on käinud välismissioonil ning ühtlasi viib läbi ka kaitseväelaste ujumistreeninguid. Nii et palun, lava on teie. Siuke kiidulaul siia algusesse, et hea alustada. Aga tere ka minu poolt. Olen siis, nagu juba öeldi, kapten Pauliine Nettan ja olen Kaitseväes olnud nüüdseks saab 13 aastat see sügis. Et omajagu aega, omajagu kogemust, mida teile edasi anda. Ma proovin selle mahutada kõik siia 30 minuti sisse. Sündinud siis 91, ehk siis saan see suvi 32 aastaseks. Ja aitäh. Ja nagu ütlesin, siis 2010 läksin siis ajateenistusse pioneeripataljoni. Sealt edasi otsustasin koheselt minna, või tegelikult ma otsustasin juba enne ajateenistust minna sõjakooli, eks ma katset tegin juba enne ajateenistust. Ja siis põhimõtteliselt peale ajateenistust läksin siis kohe sõjakooli, 3 aastat sõjakooli, peale mida siis nüüd siiamaani olen töötanud pioneeripataljonis ja vahepeal siis käisin veel täiendavalt õppimas, ehk siis magistrikraadi omandamas samamoodi Kaitseväe Akadeemias. Väga veider on rääkida, kui oma häält kuuled peas. Ja ma räägin peamiselt, ütleme siis oma tegevteenistusest, hästi põgusalt ajateenistusest, natukene sõjakoolist, aga kuna teile juba ajateenistusest räägiti, siis minu kogemus on 10 aastat tagasi, et see on natuke teine, kui see on praegu, et ma väga pikalt sellest rääkima ei hakka. Selline noor ja roheline ma siis olin 2010, kui ma ajateenistuse läksin. Hästi palju on küsitud, ei, mul ei ole ükski sugulane kaitseväelane, mul ei ole vanemad Kaitseliidus, 0 seost Kaitseväega, kuskilt see mõte järsku tuli, et võiks Kaitseväe Akadeemiasse õppima minna. Ja ma ei tea, mis mu peas toimus, aga see ajateenistus ei tundunud nagu mingi eriline asi, mida läbi teha too hetk. Mõtlesin, et proovin ära, mis siis ikka. Ja kuna ma käisin katsetel suvel, sõjakooli katsetel, siis ma ei saanud enam minna 11 kuu ajateenistusse, ma ei jõudnud enam, see oli juba peal. Ja ma ei tahtnud aasta aega oodata ka ja läksin seetõttu siis oktoobris ajateenistusse ja olin siis 8 kuud pioneeripataljonis ajateenija. Ja nii-öelda ametikohalt siis olin ma laskursanitar, ehk siis ma sain selle lühikese meditsiini väljaõppe ja oma jaos siis andsin meditsiiniabi oma jaokaaslastele.
nii palju võin öelda, et ajateenistus oli lahe. Minu arvates oli selles mõttes lihtne, et sa pidid lihtsalt tegema seda, mis sulle öeldi, sul on mingi kindel list reegleid, mida sa pead järgima. Kui sa seda teed, siis keegi su kallal väga palju ei melise ja nagu iseenesest on lihtne. Ehk siis nagu põhimõtteliselt oleks kodus, pead vanemate sõna kuulama ja siis läheb lihtsalt nagu internaatkool 13. klass, käid tundides, õpid, hoiad oma kooliasjad korras, käitud nii, nagu vanemad käsivad ja ongi kõik hästi. Et selles mõttes nagu midagi keerulist ei olnud. Füüsiliselt oli kindlasti raskeid hetki, aga mitte midagi sellist, mis oleks nagu ületamatu. Et pigem oli küsimus tahtejõus ja sellises pealhakkamises, et ei löö risti ette, proovid kõik ära, mis ette tuleb. Ja nii ta läks. Et nagu ma ütlesin, siis ma väga pikalt sellest rääkima ei hakka. Soovitan proovida ajateenistust. Et hea võimalus praegu on see 90 päeva, lähed kohale, vaatad ära. Sa saad tegelikult vähem kui 90 päevaga aru, kas see on mulle või ei ole. Ja siis saad oma mõtted edasi teha, et kas sa tahad jääda või ei taha. Vot, okei. Lähme edasi. Kaitseväe Akadeemia on peaaegu nagu ülikool, samas nagu natuke mitte ka, ehk siis kohal pead käima, tunde ise nagu väga valida ei saa. Jällegi minu kogemus on, ütleme, 6-7 aastat tagasi, võib-olla vist natuke rohkem juba, et päris sama süsteem seal nüüd enam ei ole, aga suures pildis on sama. Ehk siis pool aega õpid selliseid tavalisi aineid, matemaatikat, inglise keel, mis meil seal kõik oli, tavapärased tsiviilained ja pool aega on siis metsalaagrid, sõjaväe oskused, ülema igasugused juhtimisoskused, mis sa pead seal selgeks saama. Et siuke, ütleme 50-50. Ja mis seda eristab tavakoolist ongi siis see, et kohal pead olema ja mingid perioodid siis oled esmaspäevast reedeni väljas. Ja saad palka samal ajal, kui sa õpid, mis on väga suur boonus. Et see oli ka üks asju, mis ma mõtlesin, kui ma akadeemiasse läksin. Kandideerisin, ma vaatasin, see oli krooni aeg. Täpselt niimoodi, et ma kandideerisin 2010. 2010 lõpus tuli euro ja siis ma vaatasin krooni ajal veel seda stipendiumit, mis makstakse. See oli vist mingi 6000 krooni või 7000 krooni. See tundus mingi meeletu summa. Et sa lähed sellest, et sa saad ema käest heal ju 100 krooni kuus ja siis selle peale, et sa õpid ja samal ajal sulle makstakse 7000 krooni. Et see oli üks väga suur motivaator, ütlen ausalt, sinna kooli minemisel. Ja lisaks tundus niisama lahe, et midagi teistmoodi, natuke rohkem mingit ägedaid asju teha. Umbes nii mu peas need mõtted olid too hetk. Vot, midagi keerulist ei olnud. Selles mõttes ajateenistusest on ta nagu, kuidas ma ütlen, mitte võib-olla lahedam, aga ta on selles mõttes toredam, et seal juba kõik on sellised, kes tahavad seal olla. Et ütleme ajateenistuses, su ajateenistuskaaslased, pooled neist on seal sunniviisiliselt, kolmandik ei viitsi võib-olla midagi teha, et seal on selline, sa pead nagu nende teiste inimestega ka arvestama ja hakkama saama. Sõjakoolis kõik on vabatahtlikult ja see tähendab ka seda, et nagu positiivset silma paista on tunduvalt raskem, kui on ajateenistuses. Et nagu ma ütlesin, ajateenistus on lihtne, teed asjad ära, kuulad sõna, õpid ja siis oled nagu suht seal top 10, nende 3 lihtsa asjaga. Et sõjakoolis nii lihtne ei olnud, seal pidi juba natuke rohkem pingutama. Aga jah, jällegi ma väga pikalt akadeemiast ei räägiks. Ma ei tea, kas teile räägitakse akadeemiast äkki eraldi ka. Et nagu ma ütlesin, siis mu kogemus on juba natuke aegunud. Et seal need süsteemid on vähem muutunud. Nii. Ja kõige olulisem osa ehk siis teenistus peale kooli lõpetamist. Ehk siis kuna mina õppisin Kaitseväe Akadeemias, siis ma olin nii-öelda ohvitser, mis tähendab seda, et sellest hetkest peale, kui ma akadeemiast ära tulin, kuni siiamaani olen ma siis olnud erinevat tüüpi üksuste ülem. Et alustasin rühmaülemana, rühmaülem on siis see, kes saab endale umbes 30-40 sõdurit, ehk siis ajateenijad, ja peab siis hakkama neid õpetama, nende igapäevast sükest elu korraldama,
nende probleemidega tegelema ja noh, üleüldse kogu see ajateenistus, mis see sõdur seal on, enamus ajast tegeleb temaga siis kas rühmaülem või rühmavanem. Et need ülesanded on üsna sarnased, nad pooleks jagatud. Aga jah, eks siis sa tegeled ajateenijatega. Ja ütleme siis sellise juhtimiskogemuse või juhtimisalase või üldse nagu juhtimise poole pealt ta on mõnes mõttes ainulaadne see kaitseväes töötamine ajateenijate peal just seetõttu, et sul on nagu inimesed, kes on sunniviisiliselt su alluvuses. Et ütleme, kui sa oled kuskil tsiviilis mingi üksuse juht, et sa mingis mõttes ikkagi saad endale inimesi kõrvale valida, sa saad omale meeskonna võib-olla valida, sa saad inimesi lahti lasta, kui nad sulle ei sobi, juurde võtta selliseid, keda sa tahad, siis ülemana kaitseväes on teistmoodi, et siin on need inimesed, lepi sellega ja saa hakkama. Et ütleme, see on omamoodi huvitav ja samas ka võib-olla omamoodi keeruline. Aga ütleme, et need esimesed 3 aastat, mis ma olin, või 2,5, mis ma olin rühmaülem, olid siiani teenistuse mõistes kõige sellised huvitavamad. Et kõige rohkem sellist tegevust väljas, kõige rohkem just sellist füüsilist ise nagu käed külge panemist, mis sul üleman on. Ja kõige rohkem sai nalja kindlasti, sest sa puutud otse vahetult ajateenijatega kokku. Et see on väga selline väljakutseid pakkuv, aga väga põnev. Et natuke kõik, kes tulevad sealt rühmaülema koha pealt ära mõned aastad hiljem, igatsevad nagu seda rühmaga töötamist. See on selline nagu natuke igatsed, samas nagu ei taha kunagi tagasi minna, et siuke 50-50 tunne jälle. Et see oli väga lahe aeg. Ja sellist otsest kokkupuudet ajateenijatega rohkem nagu ei tule, kui sa oled rühmaülem ära olnud. Et peale rühmaülemaks olemist siis järgmisena sai must kompaniülem abi. Hästi igav, siin ei olegi väga pikalt midagi rääkida. Kompaniülem abi on see, kes planeerib kogu siis ütleme kompanii siis hästi nagu lihtsalt öeldes koosneb mitmest rühmast, tavaliselt 3-4 rühma, ehk siis seal ütleme 100+ inimest, sõltuvalt kompaniist, sõltuvalt see suurusest, 150 võib-olla mõnes. Et kogu selle pundi siis väljaõpet peab see kompaniülema abi siis planeerima. Ehk siis su töö, kui sa mõtlesid, kui need miimid on alati, et mis mu ema arvab, mis ma teen ja mis sõbrad arvavad, mis ma teen. Et kui kõik arvad, et sa oled püssiga kuskil põõsa all, siis tegelikult enamus aega sa toksid mingit Excelit arvuti taga, et seda teeb kompaniülema abi. Et seepärast ma ütlengi, et see on igav, seal ei ole väga midagi põnevat nagu välja tuua. Kellele meeldib selline asi, siis muidugi ma ei saa, nagu võib-olla igav on valesti öeldud, aga ta ei ole nagu selline väljas ringi jooksmine ja relvaga põõsas varitsemine. Et ta on arvutitöö suuremas osas. Ja minu arvates isiklikult nendest kõikidest teistest ametikohtadest või teistega võrreldes kõige selline igavam koht, kus ma olen olnud. Siis lisaks, mis ma veel olen teinud, olin kursuse ülem, siis põhimõtteliselt sama nagu rühmaülem, aga sa tegeled natuke rohkem administratiivse poolega, sa annad tunde ja nii edasi, et aspirandid olid mul seal kursusel, neid oli vähem, kui on rühmas inimesi, neid oli vist mingi 15 inimest ja siis ma nii-öelda viisin neile seda aspirandi kursust läbi. Et jällegi siuke põnev, sa õpetad seda ajateenistuse kõige nii-öelda kõrgemat taset siis, ehk siis neid, kes jõuavad aspirandiks ja nendega on mõnes mõttes tunduvalt lihtsam, teistpidi jälle väljaõppe on keerulisem, ehk siis sult endalt on nagu rohkem nõutud, et see enda teadmiste baas peab olema suurem, kui on rühmaülemana. Ja siis vahepeal käisin 6 kuud missioonil Afganistanis, jällegi kõik kujutavad ette nüüd mingit kõrbes sõdimist, siis mina olin seal staabiohvitser, ehk siis põhimõtteliselt võib seda nimetada välislähetuseks. Ma läksin nagu lihtsalt Afganistani riiki, seal sees olevasse Saksa baasi, ja seal tegin kontoritööd enamus ajast.
mingil määral andsin ka seal mingeid kursuseid, viisin läbi kohalikele ja nii edasi. Aga see ei olnud mingi selline, ma kuskil kellegagi sõdimas ei käinud. Et ta oli samamoodi väga huvitav, seal oli hästi palju erinevast rahvusest inimesi, seal oli vist 24 eri riiki esindatud selles baasis ja ta oli nagu selline rahvusvahelise suhtluse ja välismaalastega töötamise mõistes väga hea kogemus. Aga jah, ei olnud mu elu seal ohus nagu otseselt ega midagi sellist, et pigem oli just siuke põnev lühike ots teistmoodi tööd teha. Ja üldiselt neid ohvitserina, neid välismissiooni, meie ütleme nende kohta võimalused, sest et enamus meist tahavad minna, et see on alati midagi sellist, mida sa tahad teha. Number 1 on väga hea kogemus ja teiseks on, sa saad lisatasu, päris hea palk on missioonil olles, et alati või enamus ikkagi kaitseväelasi tahavad missioonil ära käia. Et seepärast me ütleme, et see on nagu võimalus ja neid võimalusi ei ole väga palju ohvitserina. Et see on väga hea, kui saab käia. Ja sellest vist kõik, et sealt edasi läksin siis tagasi kooli magistriõppesse. Nüüd ma varsti pean enda ühest tiitlist loobuma, et minu teada praegu keskastme kursusel on veel 2 naist, kes lõpetavad äkki, ma ei tea, kas see suvi või järgmine suvi, siis ma ei olegi enam ainuke, et siis ma pean selle maha tõmbama sealt listist. Magistriõppe, see on jällegi täiesti tavaline koolis õppimine, välja arvatud siis see, et tundides nagu valikaineid oli vähe, mõned üksikud vist olid, aga põhimõtteliselt ikkagi pead kohal käima ja palk jookseb edasi, kui sa õpid. Ehk siis see palk, mis mul eelnevalt oli, siis magistriõppes käimise ajal jooksis edasi. Ja ma käisin veel sellises huvitaval ajal, kui oli COVID. Ma läksin 2019, läksin kooli. 2020, nagu me kõik teame, siis tuli see hullus. Ja ütleme sellest 2 aastast praktiliselt 1 aasta ma olin koduõppel. Ja siis nagu ei saa kurta selle elu üle, et sa istud kodus, õpid ja siis su palk jookseb. Et päris hea oli. Aga jah, et see on väga suur boonus kaitseväes üldse õppimise puhul. Alati, kui kuskile kursusele lähed, kui sa midagi õppima lähed, siis see kõik on nagu, sa ei pea ise selle eest maksma. Et sul palk jookseb edasi ja see õpe on tasuta. Et on väga palju võimalusi ennast täiendavalt harida ja koolitada. Ja ütleme, siis tuli nagu selline kõige olulisem, mis nendest kõikidest, kui ma enda jaoks kunagi mõtlesin, mis ametikohtadel ma tahaks teenida, siis see kompanii ülema koht oli selline üks kindel nagu ristike, mille tahaksin saada. Ja õnneks mul see võimalus tekkis, et kõik ohvitserid sinnani ei jõua. Ütleme, ma arvan, et äkki mingi pooled, võib-olla rohkem, võib-olla mingi 70%, kes alustavad siis rühmaülemana, saavad siis lõpuks kompanii ülemaks. Et siiamaani olen praegu kompanii ülem. Et see on selline, ma ütleks, kui rühmaülem oli võib-olla kõige põnevam, siis kompanii ülem on võrdselt peaaegu sama põnev, aga ta on omakorda nagu väljakutsetega, et sa ei tegele enam otse ajateenijatega, vaid sinu alluvuses on tegevväelased. Et näiteks mul on praegu 14 alluvat, kes on siis otse minu alluvuses või vahetult minu alluvuses. Ja siis omakorda nende rühmad või siis minu kompaniis olevad rühmad, kus on siis circa 150 inimest. Et siuke 160-170 inimest punt, kes on tegelikult kõik sinu vastutada. Et see on suur vastutus, aga samas see on ka väga huvitav. Et just tegeleda vahelduseks otse vahetult tegevväelastega on hoopis tegelikult midagi muud kui ajateenijatega. Et see on omamoodi väljakutse ja väga põnev. Ja sul on hästi palju otsustusvabadust. Et ütleme, rühmaülemana sa saad endal tunniplaani ette, alustad hommikut, vaatad tunniplaanist, nii täna ma annan, ma ei tea, relvaõpet 4 tundi ja siis mingit muud tundi 4 tundi, siis lähed sinna sõdurite ette ja räägid bla, relvast ja siis veel mingist asjast, et nagu sa ise nagu väga palju valida ei saa, mis sa teed.
et see on sulle ette öeldud, sa saad seal tunnis sees mõelda, et kuidas ma oma relvaõpet läbi viin, see on sinu otsustada, aga sa teed seda, mis sul on ette nähtud. Kompaniülemana sa saad nagu juba rohkem mängida, näiteks mis nädalatel, mida ma tahaks oma kompaniiga teha, kus me oleme, ja üldiselt ütleme siis kompanist järgmine tase, mis on pataljon, siis pataljoni juhtkonda annab kompaniülematele päris palju. Nüüd, ma arvan, et see oli vanasti ka nii, aga nüüd praegu on minu arust eriti nagu antakse hästi palju ise otsustusvabadust, et sa saadki ise juhtida seda oma üksust nii, nagu sa tahad, panna neid tegema neid asju, mida sa arvad, et nad peaksid tegema ja nii edasi. Et see on nagu hästi huvitav ja mis nagu on kõige parem minu arust selle kompaniülema töö juures, et sa ise saad suunata oma üksust nii, nagu sa tahad, või selliseks, nagu sa tahad, et nendest saaks. Vot. Aga kõik ei ole nagu selles mõttes lilleline, et eks seal on keerulisi kohti ka. Ikka inimestega töötamine, ma ütleks võib-olla kõige keerulisem on just selline inimeste omavaheliste konfliktide lahendamine. Et ajateenijatega on natuke lihtsam, nad nagu on, neil ei ole selles mõttes valikut ja neil ei teki ka sarnaseid konflikte, et nad võib-olla omavahel kraaklevad ja see läheb taast üle. Tegevväelastega on natuke teistmoodi, et seal peab seda laveerimist rohkem olema. Nii, palju mul aega on? Okei, lähme edasi, muidu ma jäängi siia rääkima. Lihtsalt mõned asjad, mis ma enda kogemust ütlen, kui sa oled naisterahvana kaitseväes, et millega võib-olla tuleb arvestada. Kaitsevägi on meeste maailm, pole midagi teha. Üks asi kindlasti, ei ole ühtegi tööd, mis on nagu meeste töö kaitseväes. Et ma olen teinud igasugused asju, mis siin piltide pealt näha, igast mootorsaega töötamised, erinevate tööriistadega töötamised, traktoriga, kopaga kaevamine ja nii edasi, et tuleb ise olla lihtsalt sellise suhtumisega, et kõike ma saan proovida, kõike ma saan teha ja tegelikult see kõik on suht äge, et kindlasti kui keegi läheb ajateenistusse või kui teil on plaanis, siis minna sellise suhtumisega, et ei ole ühtegi asja, mida mina nagu naisena ei peaks seal tegema. Ma proovin kõike ja loogiline vastavalt siis oma võimetele, et kui ma olen ikkagi 50-kilone väike naisterahvas, siis keegi ei anna mulle seda 15-kilost tankitõrjerelva, et nüüd sina oled tankitõrjul. Et samamoodi nad ei anna seda ka sellele 60-kilosele poisile. Et inimestele leitakse ülesanded vastavalt nende võimekusele, aga proovime peab kõike. Ja ise nagu olema hakkaja, et ma kõigepealt proovin ja kui ei saa, siis ei saa. Viimane minut. Okei, kiirelt siis. Füüsiline koormus on suur, on suurem, kui te olete harjunud, kui teil igapäevaselt praegu on. Kes on võib-olla mingi väga kõva sportlane, sellel võib-olla on tavaelus sama suur, aga kindlasti sellega tuleb arvestada, et kui on mingid juba tervislikud asjad, mis võivad probleemiks kujuneda, siis kindlasti tuleb nende peale mõelda, et need hakkavad võimenduma ajateenistuses ja kaitseväes üleüldse. Ja tervis ja hügieen, et hügieen just, et kes mõtleb, et 3 päeva duši all käimata ma küll hakkama ei saa, siis ajateenistuses läheb põnevaks, et siuke 5 päeva ilma sooja veeta peab olema see, millega saab hakkama minimaalselt. Muidu ei ole võimalik lihtsalt. Nii, siin tõesti suured silmad. Tegelikult on kõik tehtav. Meil on beebilapid ja igasugused süsteemid. Kiired plussid. Esiteks, väga põnev töö. Soovitan proovida, ma räägin, see on äge. Et ma õnneks ei jõudnud teile siin neid väga palju neid halbu asju rääkida, nii et kõik on väga positiivne. Sport on see, mida kaitsevägi süvendab, mida toetab, kuna te peate olema füüsiliselt võimekas, siis need tingimused on loodud selleks, tasuta trenni võimalused, jõusaalid, värgid, särgid, kuni sinnamaani välja, et te saate tasuta teha endale treeneri paberid, mis võimalust mina kasutasin ja siis ma saan ujumistrenne anda. Veel, ja kaitsevägi maksab mulle ujumistrennide andmise eest veel eraldi. Et nagu neid võimalusi on väga palju. Jah. Ja hästi ruttu siis need millega arvestada, võib-olla miinused.
igasugused loodusnähtused, putukad, külm, uni, magamatus, kõik see, et see on kindlasti, ilma selleta ei saa. Kui tervis hakkab jupsima, kui ma olen halvasti maganud, siis tasub mõelda, et jah, siin ärkad hommikul telgis luuk on kinni, sest mingi putukas hammustas on täiesti tavaline nähtus. Et järgmisena võtame meil siin, hakkame rääkima karjäärivõimalustest, mis sa saad teha siis peale tervet seda ajateenistust ja meile räägib sellest, jälle mingid sõnad ma ei võinu, oh my god, ära eputa. Kraa. Värbamispartner. Miia, tule räägi. Nii. Tere. Mind on kuulda ka väga hea. Esiteks mul on väga hea meel, et siin nii palju inimesi on, tüdrukuid just nimelt. Tere, mina olen Miia. Kui ma olen vormis, siis ma olen nooremseersant Aidla. Mina käisin üsna värskelt ajateenistuses, 2 aastat tagasi lõpetasin ja täna olen ma siis tööl Kaitseressursside Ametis ja tegelen siis värbamisega Kaitseväe Akadeemiale ja teisele jalaväebrigaadile. Ja täna ma siis räägin teile natukene, mida teha saab, kui sa ei otsusta jätta vormi selga, aga soovid kuidagi teistmoodi riigikaitsesse panustada, nii nagu mina siis seda otsustasin teha. Nii kuidas töötab niimoodi. Ahaa, nii. Ühesõnaga põgusalt siis, et me tõesti anname tööd, Kaitsevägi just nimelt annab tööd siis üle 4000 inimesele. Ja Kaitseväes on siis tõesti väga palju erinevaid ametikohti, et nagu näha, mina olen värbaja, üks on näiteks, ma ei tea, registripidaja, et selles mõttes, et me kõik omamoodi nii-öelda panustame ikkagi riigikaitsesse. Ja nagu näha, siis on tegevväelased ja töölepingulised ja töölepinguline ei tähendagi siis seda, et sa nüüd istudki seal selles masinas ja nüüd sa oledki töölepinguline töötaja, et selles mõttes, mina olen ka töölepinguline töötaja. Ja siin on siis väike kaart, turvavaip nii-öelda, et nagu te näete, siis tegelikult Kaitseministeeriumi valitsemisala ulatub üle Eesti. Et te mõtlete, et kuidas Kaitsevägi jõuab Saaremaale või Hiiumaale, siis tegelikult on seal Kaitseliidu üksused, ehk siis Kaitseliit täpselt samamoodi on tegelikult üks tööandjatest, et seda ka kindlasti tasub kaaluda. Et jah, et selles mõttes me oleme igal pool, panustame igal pool üle Eesti. Ja räägin siis, siin on kindlasti juba tegevteenistusest kõvasti räägitud, aga mida see siis põhimõtteliselt kokku tähendab, ongi see, et see tegelikult annab tohutult karjäärivõimalusi, et näiteks kui sa alustadki nooremseersandina, siis sa võid jõuda näiteks vanemveebliks, staabiveebliks kunagi aastate pärast, siis nii-öelda rotatsiooni korras sa saad siis nii-öelda ametikohti ja ka üksuseid vahetada, et nad kindlasti nii-öelda arvestavad sellega sinu vaadetega, nii-öelda ambitsioonidega, kuhu sa soovid näiteks edasi areneda. Näiteks üks hetk oled sa ütleme logistikapataljonis, aga soovid näiteks ennast arendada staabisidekompaniis või kuidagi selles mõttes on kõik täitsa läbi räägitav. Ja see tähendabki seda, et töö on mitmekülgne. Palju on ka näiteks sellist administratiivset tööd, on õpetamist näiteks, ajateenijatega tegelemist, et üldjuhul kui sa alustad tööd tegevväelasena, et siis see pigem ongi inimesed tihtipeale alguses ajateenijate peal. Ja muidugi siis me tagame ka kursused, koolitused ja see on täpselt samamoodi niimoodi, et sa räägid oma juhiga, vahetu ülemaga, ütled, et kuule, tahaks koolitada ennast, mõtlen siin, et ma ei tea, võib-olla natuke igav on, et selles mõttes see on täiesti tervitatav ja väga, väga okei. Ja
muidugi me tagame ka stabiilse töösuhte ja sotsiaalsed garantiid, millest ma kohe räägin ka lähemalt. Et me alati, kui me ise nii-öelda otsime töötajaid, siis me alati ka räägime sellest, et see nii-öelda palk on stabiilne, töösuhe on stabiilne, ehk siis seda ei pea kartma, et umbes, et palk jääb nüüd tulemata, et seda kindlasti ei ole. Nii, ja ühesõnaga sotsiaalsetest garantiidest siis, et tavaliselt on siis põhipuhkus 28 päeva, aga meil on siis 35 päeva, lisaks siis on ka meil 1 päev vaba kvartalis, mida tee, mis tahad selle päevaga, puhka, veeda aega lähedastega, tee mingeid muid toimetusi. No meil näiteks oli just vabariigi aastapäev, siis oligi, et saime oma nädalavahetust natuke pikendada, siis läksime alles 28. tööle näiteks. Ja siis kui sa asud tegevteenistusse, siis on sul võimalik ka saada tasuta meditsiiniabi ja hambaravi, siis on ka tasuta transport näiteks tõmbekeskustest, ehk siis oletame, et sa asud tööle Tapale, siis igapäevaselt käib buss täitsa Tallinnast ja käib ka Tartust ja Tartust käib näiteks ka Võrru buss, et ehk siis kui sa nii-öelda asud tööle Võrru Taara linnakusse, teise jalabrigaadi, et siis käib ka Tartust kenasti Võrru buss. Ja õppustel oled metsas, anname tasuta süüa, see ei ole üldse probleem. Ja sportimisvõimalused ka, et territooriumitel on kindlasti erinevad sportimisvõimalused ja lisaks siis Kaitsevägi toetab ka 50 euriga kuus. Saad kasutada siis jõusaalis käimiseks, mis iganes, et anna minna. Näiteks meil on isegi lasketiiru saab kasutada, et saad osta endale mingi paketi ja siis saad tulistama minna, et see on ka päris tore. Ja mis see võimalus töö kõrvalt keskharidust omandada, et see on Scoutspataljonis väga teema, selles mõttes, et seal on päris palju teenistujaid, kes on näiteks põhiharidusega ja absoluutselt täiesti okei, väga tore, et ja alati nii-öelda toetatakse ka seda keskhariduse omandamist, ehk siis, et inimene saaks ka selle noorema allohvitseri nii-öelda 2 triipu peale, nagu mul siin. Nii, kas küsimusi on vahepeal tekkinud või nende jaoks on hiljem, on ju? Okei. Aga ma räägin siis natuke Kaitseväe Akadeemiast ka, ehk siis kui kellelgi siin on juba praegu mõttes, et okei, ma lähen ajateenistusse ja pärast seda ma lähengi ohvitseriks õppima, et siis nüüd natuke põgusalt räägin ka. Ühesõnaga, tegemist on siis ainukese riigikaitselise rakenduskõrgkooliga. See asub Tartus, Riiamäel. Jah, just, näete, maja. Nii. Ühesõnaga, siis tegelikult on õppekavu päris palju, ehk siis üldjuhul, kui nii-öelda kadett, ehk siis teda kutsutakse kadetiks, kui ta sinna õppima asub, et siis on tegelikult valida, mis suunal sa tahad minna, kas on maavägi, merevägi või õhuvägi. Ja mereväe suunal on näiteks üsna vähe kohti, sest et juba ajateenistus on selline, et seal on vist järjekorrad mingi aasta või 2, et see on väga selline, ühesõnaga väga tahetakse sinna minna. Ühesõnaga, ja siis õhuvägi ka täpselt samamoodi üsna väike kursus ja kõige suurem on siis maavägi, et sinna siis suundub enamus kadette. Ja see on 3 aastat, lisaks saad sa siis ka palka õppimise eest, ehk siis tegelikult see tähendab seda, et sa oledki seal õppides tegevteenistuses, sulle makstakse nii-öelda kadeti palka. Ja see raha algab siis 900 eurost ja iga aasta see siis tõuseb 100 euro võrra, ehk siis esimesel aastal sa saad 900 eurot, teisel aastal 1000 ja 3. aastal 1100 eurot. Ja see on muidugi bruto, et maksud lähevad maha ja kõik. Aga ühesõnaga
õppekava koosneb ka siis tõesti just sellest, et me õpetame, noh, mina ei õpeta, aga ühesõnaga akadeemia õpetab siis juhte ja see ongi siis see põhiline eesmärk, et oleks uued tugevad ja asjalikud juhid meil Eesti riigikaitses. Ja mida see siis tähendab? See tähendabki seda, et sa saad päriselt kõrghariduse, sa saad nooremleitnanti auastme, sul on rohkem valikuvõimalusi pärast selle kooli läbimist ja töökoht on 100% garanteeritud, sellepärast et nii-öelda alguses ongi see, et on rühmaülemaid vaja, ehk siis ajateenijatele nii-öelda tulekski minna siis õpetama esialgu nii-öelda kogemuse saamiseks ja siis juba vaadatakse edasi, et kuhu ja mis. Ja pärast, kui oled kooli lõpetanud, siis algab sinu teenistustasu 1950 eurost bruto muidugi. Ja muidugi metsarahad ka, ma ei tea, kas kapten Nettan juba rääkis ka metsarahadest põgusalt. Ei rääkinud, jah? Okei. Ühesõnaga metsarahad on ka, et see tuleb siis nii-öelda palgale lisaks, ehk siis kui sa oled metsas õppusel, et siis sa saad ka nii-öelda päevaraha. Ma summad kahjuks ei oska öelda, aga siis kui mina ajateenistuses olin, siis olid küll need instruktorid ja rühma vanemad väga rõõmsad ja väga ilusti istusid seal metsas, sest et metsarahad. Nii, Scouts-pataljon on tõesti võib-olla üks põnevamaid üksuseid meil Eesti Kaitseväes. Et seal on tõesti tohutult võimalusi, mida sa saad teha. Ehk siis no ma ei jõua neid kõiki nagu ette lugeda, et seda on tõesti palju ja et selles mõttes, et kui tõesti midagi pakub siit huvi, et siis jumala eest lihtsalt kirjuta värbajale, leiame lahenduse, et ilmselt ajateenistuse jooksul tekib sul siis selline võib-olla mingi spetsiifiline huvi millegi vastu, näiteks ükskõik mis. Et ainult arutada ja mõelda ja ka reamehena saab sinna minna, et see ei ole üldse probleem. Õudselt tahaks, et te küsiksite küsimusi, aga kui ma tavaliselt esitlusi teen, et siis ma alati küsin vahepeal, et kas teil on küsimusi ja siis, aga okei, pärast siis. Kui sul on kõik valmis, siis me võime alustada küsimustega. Ei ole veel. Ma veel natuke räägin. Nii, no peaaegu, jah. Ühesõnaga, lisainfoks siis, mina olen siis Riigikaitse Karjäärikeskusest ja mina asun üksinda seal Puieste tänaval muide. Et no mitte küll üksi, teised töötajad on ka, aga lihtsalt mina värbajana üksi Tartus. Ja leiad siis meid ka Facebookist, Instagramist, me ei ole seal küll väga aktiivsed praegu, aga selles mõttes võite ikka pilgu peale visata. Ja kõige tähtsam elukutse.ee, seal saate igasugust infot selle kohta, tegevteenistus, ajateenistusse minek, naised, ühesõnaga, lihtsalt kogu info on seal ja alati saab ka minu poole isiklikult pöörduda. Kas ma tegin midagi? Läks kinni? Appi? Nii, kõik hästi jälle. Et minu poole saab ka pöörduda. Kahjuks minu nime siin ei kuva kohe, aga elukutse.ee lehelt siis kontaktidelt leiate. Ja olen seal täitsa lehe lõpus Tartus. Võt. Enne, kui me lähme siin kõige huvitavama juurde, mis on need kaltsud seal maas, mina väga ootan seda. Meil on ka, te olete siin terve päev mingi lõbus olnud on ja nüüd on netivaatajad. Ma rääkisin siin alguses loosist ja nüüd on aeg see loosida.
et keegi palun saalist, üks inimene siis tõstke käsi üles, kes tahaks mulle öelda ühe numbri 2-48-ni. No nii. 2-48-ni. 48, okei. Easy, lihtne. Et meil on võitnud siin selle giveaway Marleen Pajuste, nii et go Marleen! Et sinuga võetakse ühendust läbi meili, sina ei pea midagi tegema, ei pea vist on ju. Jah, sa lihtsalt ole õnnelik. Aga nüüd me lähmegi edasi. Me võtame seda natukene siin neid kõiki teemasid kokku. Me hakkame siin, paneme mind riidesse sinna ilmselt ja seda räägib meile kaitse ressursside vabatahtliku panustamise osakonna juhataja Aare, tule nüüd. Ütlesin välja lõpuks. Tere! Ma siin olen päeva jooksul edasi-tagasi siin käinud ja nüüd lõpetuseks võtan ka selle kokku. Siin räägiti pesemisest ja hügieenist ja kõikidest asjadest. Täitsa ausalt võin öelda. Mina olen Pauliinega olnud telgis. Ja ta ei haisenud ka nädala lõpus. Ja kõik oli täiesti fine. Nii et ei ole mitte midagi hullu, kõik on nagu tehtav. Mis selle lõpu osas on? Näete, siin on varustust ka meile ilusti toodud. Saame vaadata, rääkida natuke siis vabamalt selles, et enam ei pea siin istuma. Aga mida ma tahaks öelda teile kõigile? Mina käin ka hästi palju koolides, räägin noortega, räägin poistega, tüdrukutega, üldisemalt riigikaitsest ning ka ajateenistusest. Ja tegelikult kõik saavad seal hakkama, kes natukene tahavad ja kellele selle vastu huvi on. Ma arvan, et elus on kõvasti raskemaid asju teil ette tulemas, kui see 9 või 11 kuud ajateenistust, aga see kogemus, mis sealt saadakse, on selleks edasiseks eluks väga palju teile juurde andev. Olgu see siis mingisugune erialane oskus, olgu see distsipliin, olgu see liikumisharjumus või olgu see ülisuur suhtlusvõrgustik, kelle te siis sealt kaasa võtate. Mina lõpetasin ajateenistuse täpselt siis, kui Pauliine Tapal ajateenistusse läks ning siiamaani nende inimestega erinevates töösituatsioonides, vaba aja situatsioonides, kuskil üritustel sa näed, need, kellega sa olid aastaid tagasi kunagi ajateenistuses, sa kohtad neid, sa räägid ja nad on ikka täpselt sellised lähedased, mis siis, et neid ei ole kaua aega näiteks nähtud. See on kindlasti ääretult kihvt kogemus, seda ei pea kartma, see on selline hea väike väljakutse võib-olla, mida ka naised täiesti vabalt võiksid ette võtta. Nii et mina kindlasti soovitan, kui teil vähegi huvi on, seda proovida. Ma tahaks kõiki tänada, et te võtsite selle kooli vaheaja ühe pärastlõuna ja siia saali tulite, et te küsisite meie inimeste käest siis neid küsimusi tõesti, mis teid huvitab, need päriselt reaalsed asjad, mis võib-olla ei ole kuskil brošüürides kirjas, vaid ongi vaja saada seda kogemust, küsida, et Miia, kuidas see asi seal käib või Pauliine, kas see on tõesti nii raske? Ja nad ütlevad, et ei ole, kõik on okei. Mis puudutab nüüd varustust, siis te saate kõik rahulikult siia tulla, küsida ka nende inimeste käest, kes siin veel täna rääkisid, saate võtta kratist kinni, öelda, et kuule, mul on veel üks küsimus. Tõenäoliselt me leiame selle aja teile ka vastamiseks. Suur järjekord kindlasti siin tüdrukute ette läheb, nii et olge valmis. Härra Veebel ka saab siin lüüa korra majja, et mida siis päriselt veeb, et ohvitserid, me teame, ohvitserid annavad siin käske ja juhivad ja möllavad, aga mis see nagu Veebel teeb, seda
põhimõtteliselt põhivend vaatab, et ohvitseril oleks kõik asjad olemas. Aga aitäh teile kõigile, et siia täna tulite. Ma loodan, et siit on leidnud keegi endale mingisuguse põneva huvi või sellise pisiku, et mulle tundub, et peale keskkooli võiks käia ju ajateenistuses ka läbi. Isegi kui te ei jätka karjääri siis kaitseväes, need oskused ja kogemused viivad teid tööturult kindlasti kaugemale. Nii et suur aplaus teile kõigile ja te saate tulla ka siia nüüd rahulikult vaatama, rääkima, käime läbi meie vormielemendid, mis siis teile selga sinna pannakse, kui te ühel hetkel tahate teenistusse tulla. Aitäh ja täitsa vabalt liikuge siia poole. Laul.